Head Riigikogu liikmed, täna siis oma ettekandes tutvustaks teile natukene tuuleenergeetika pahupoolt ehk mis on tuuleenergeetika hind lõpptarbijale ja riigile ja riigi majandusele. Kõigepealt ma ütleks sellise huvitava mõttetera, et on olemas väike vale, on olemas suur vale ja see on statistika. Hetkel mina näen, et statistikaga üritatakse riigi rahvale maha müüa seda, et tuuleenergeetika ja päikeseenergeetika suures mastaabis on ilus, kena ja roheline. Kahjuks niimoodi ei ole. Tuuleenergeetika minu arvates sobib ainult väikses mastaabis ja tegelikult sellistele väike ettevõtjatele ja majapidamistele sellepärast, et tuuleenergia ei ole püsiv. Ja üldisesse võrku ei ole mõttekas mitte püsivat energiat liiga palju lasta. Sellepärast, et alati, kui tuul vaibub, päike läheb looja, me peame selle energia kuskilt kompenseerima. Me ei saa ütelda, et me toodame nii-öelda taastuvatest allikatest nii palju energiat aastas, kui me tarbime, sellepärast, et seda energiat ei ole võimalik purki panna, konserveerida, pärast sealt kasutada, et võrgus peab olema alati balanss tootmise ja tarbimise vahel. Kui seda balanssi ei ole, siis võib asi kulmineerida kuni terve võrgu kokkukukkumisega. Hetkel on siis tuulikute kasutegur eelmise aasta andmetel. Andmed võtsin Eleringi andmepangast, mis on kõigile kättesaadav. Seal on üle 10 aasta neid andmeid. Eelmise aasta keskmine tuulikute kasutegur oli 22,675%. Ehk et kogu energia tarbimisest eelmise aasta jooksul sai Eesti riik 22% tuuleenergiast. Ja kui nüüd natuke rohkem andmetesse süüvida, siis minu andmetel täisvõimsusel töötas kuskil 519 megavatti tuulikuid ja oma nominaali vääriliselt tootsid need tuulepargid ainult 1,25% ajast. Ehk siis 98,75% ajast tootsid tuulikud vähem, kui on nende nominaalne võimsus. Tavaliste elektrijaamadega sellist probleemi ei ole. Seal on ainult probleem selles, kui midagi läheb katki. Poole kuni nominaalvõimsuse vahel tootsid eelmise aasta jooksul siis tuulikud 15,98% ajast. Talutav, aga alla poole, kõik ülejäänud on alla poole. Natukene mängisin andmetega. Korrutasin tuule- ja päikeseenergia toodangu eelmise aasta lõikes 4-ga. Sellepärast, et meie valitsus on seda pakkunud, et tuuleenergeetika koguvõimsus võiks olla 4 korda suurem kui praegu. Ja tulemuseks on see, et isegi kui me päikeseenergiat ja tuuleenergiat 4 korda suurendame, me jääme 4971 tundi miinusesse. Jah, kõik need tunnid ei ole täielikult miinus, mõnes tunnis on 10 megavatti, ühe tunni jooksul on miinus, mis tuleb kuskilt saada. Aga väga palju tunde on, mis on peaaegu 100% miinust. Neid tunde on väga palju. Ja nende tundide jaoks on meil vaja elektritootmist. Siin tekib nüüd küsimus. Miks me peame ehitama kalleid tuulikuid suures mastaabis ja ehitama siis juurde ka püsiva elektritootmise ja siis hakkame seda energiatootmist niimoodi poolitama, et
siis kui tuult ei ole, päikest ei ole, siis paneme normaalse elektrijaama tööle. Tegelikult peaks vastupidi olema. Normaalne elektrijaam töötab, toodab energiat võrku ja kui on juhuslikult väike tarbijatel nende enda tootmisvõimekus, mis nende tarbimist katab, siis see nii-öelda kaetakse koha peal. Miks ma räägin väiketootjatest? Sellepärast, et kui me toodame tuulikutega energiat võrku, siis tuuliku ärimees saab ainult energia hinna endale taskusse. Kui meil on kuskil tarbija juures, tarbija enda oma päikesejaam, väike tuulik, siis tarbija säästab elektri hinnalt. Ja samamoodi ta ei pea maksma võrgutasusid. Võrgutasud hetkel, kõik sõltub ühenduse võimsusest, aga võib vabalt küündida 10 sendini kilovati kohta iga tarbitud kilovati eest. Ja miks ma räägin ka väiketootjatest ja väiketarbijatest, et siis see juhuslik energia hulk süsteemis ei oleks liiga suur. Hetkel me enam ei ole BRELL-is, hetkel me oleme Lääne-Euroopa võrgus. Kui me oleme BRELL-is, siis tegelikult Venemaa tasandas meie võrku väga hästi. Venemaa võrk jooksis kuni Volgani välja, seal oli siiamaani on tegelikult suur hüdroelektrijaamade kaskaad, millega hoitakse BRELL-i sagedus paigas ja siis ka energia voogu paigas. Hetkel meil seda enam ei ole ja kõik see üleliigne energia, mida me toodame, see tuleb meil endal Google'i panna. Ja lisaks ma vaatasin huvi pärast, et kui ma korrutasin päikese ja tuuleenergia 4-ga, mis on maksimaalsed ületoodangud, seda arvatavasti ei ole keegi mõelnud. 3000 megavatti tunnis võis olla või tuleb tulevikus ületoodangut. 3000 megavatti tunnis, väga suur. Soome ühendused Estlink 1 ja Estlink 2 annavad 1000 megavatti välja. Meie ühendused Lätiga on ka umbes 1000 megavatti. Aga kui see ületoodang tuleb keset suve, kui Eesti tarve on minimaalne, mis saab? See on suur peavalu energeetikutele lõppkokkuvõttes, et see asi ära tasakaalustada. Tuuleenergia hind. Et mul on kõrvu jäänud see, et riik on pakkunud, et tuuleenergia hind või üldsegi energia hind tulevikus võiks maksta 4,5 senti kilovatt-tunnist. See on utoopia. See on utoopia sellepärast, et see 4,5 senti kilovatist annab tuuliku ehituse juures ainult ehituskulu 20 aasta jooksul. See tähendab seda, et kui ehitatakse tuulik, siis tagasimakse selle tuuliku ehitushinna poole peal peab olema intressivaba ja 20 aasta jooksul. Ja ettevõtja pühib suu kasumist puhtaks. Hetkel ma ei tea, et keegi tuuleärimeestest oleks MTÜ, kõik on ikkagi osaühingud või aktsiaseltsid, tahaksid kasumit teenida, ehk et 4,5 senti kilovatt-tunnist reaalset turuhinda ilma riigi dotatsioonideta on puhas ulme. Keskmine hind eelmisel aastal Nord Poolil meie hinna piirkonnas oli 8,73 senti kilovatist. Ehk et sealt alla tulla tuule- ja päikeseenergia lisamisega, see on võimatu. Lihtsalt numbrid ei klapi. Kui ehitatakse 2100 megavatt võimsusega tuuleparki juurde, siis see maksab umbes 3,15 miljardit. 3,15 miljardit. Teil on kindlasti käinud siin aruteludest läbi, kui palju võiks maksta tuumajaam.
hakkab minema juba samasse kategooriasse enam-vähem. Et tuumajaama hinnad on väga erinevad, niimoodi tuuliku hinnad on palju standardsemad. Aga see 3,15 miljardi eest saab riik ainult 4,64 teravatt-tundi elektrit. Mida see tähendab? See tähendab seda, et see on pool Eesti tarbest. Investeeritakse 3,15 miljardit, et saada pool tarbimist kätte. Siis enamjaolt, kui seda energiat tegelikult vaja ei lähe. See energia lihtsalt tuleb kuhugile välja suunata. Ja Enefit Green on ütelnud ka seda, et nemad panevad oma tuulikud seisma, kui elektri hind langeb alla nende oma hinna. See on ka mõistlik, sellepärast, et ei ole ju mõtet toota elektrit siis, kui seda elektrit vaja ei lähe. Masinad kuluvad, seadmed kuluvad, remondikulu jääb, aga raha sealt ärimehed ei saa. Meil on välja pakutud salvestused, et vaataks siis, mis salvestusvõimsuseid meile hetkel ka ehitama hakatakse ja mida see hinnas tähendab. Kui nüüd suurendada energia või seda energia tootmist, juhuslikku energia tootmist 4 korda, siis 4971 tundi on vaja ikkagi energiat kuskilt saada. Kui seda salvestust akudega teha, hetkel hakati Kiisale ehitama akupanka. Akupanga maksumus on 200 miljonit, tuulikute kõrval polegi väga palju. Aga reaalsus on see, et see akupanga võimsus on 200 megavatti. Eesti tiputarbimine on 1500 megavatti ja suve väga säästlik tarbimine umbes 490 megavatti. Ja selle akupanga mahutavus on ainult 400 megavatti, ehk et see akupank on väga väike. Ta on väga väike ja maksab metsikult raha. 1 kilovati aku ehitamiseks selles pangas läheb vaja 500 eurot. 500 eurot. See on päris kõva sõna summades. Aga mis on aku eluiga? Garanteeritud LiFeP-paneeli akudele, see on siis väiksema kasuteguriga aku, kui on liitiumioon, aga ta on selle eest ohutu aku. Arvatavasti tehakse selle aku peale, selle akutüübi peale see akupank, et eluiga on 6000 tsüklit. Selle 6000 tsükli jooksul on 80% alles. See on see, mida tootjad pakuvad. Aga eluiga arvatavasti vähem kui 10 aastat. Kui liitiumioon akupank tehakse, siis ta võib väga lühikeseks jääda, sest et USA's põles üks päris suur korralik akupank maha, mis oli liitiumioon akude peal. Ja selle akupanga oma kulu 1 kilovati kohta kasutades on siis 6000 tsükli peale, arvutasin seda, on 8,33 senti kilovati kohta. Kui võtta, et tsüklit saame 12 000 tsüklit, jah, see kulu on 2 korda väiksem, aga see akupank on ka Eesti mastaabis väga väike. Sellepärast, et kui see akupank tühjaks saab, siis selle akupanga laadimine võtab rohkem energiat, kui see akupank välja andis. See on alati niimoodi. Energia kaob alati erinevatesse kadudesse, süsteemidesse. Et kui me räägime sellist akusalvestusest, siis alla 5 sellise akupanga ei tasu üldsegi rääkima hakata Eesti jaoks. Ja ka see 5 on väga väike tegelikult. Sellepärast, et kui Eesti tarbib tipuaegadel ööpäevas 30-40 000 megavatti, siis isegi sellisest 5 akupangast jätkuks 8 tunniks. Heal juhul. Ongi kõik. Hüdrosalvestus. Hüdrosalvestus salvestusena on ohutu, aga nõuab suuri maa-alasid. Eestis ei ole mägesid,
mille otsa hüdrosalvestust teha. Eestis on üks idee energiasalvel, et kaevame suure augu Paldiski alla ja teeme sealt hüdrosalvestuse. Selle jaama võimsuseks on planeeritud siis 500 megavatti ja 12 tunni jooksul. Ehk et suvises tarbimises suudaks selline salvestusjaam põhimõtteliselt pool ööpäeva anda praktiliselt terve Eesti energiavajaduse kätte. Maksumus on sellel akupangal miljard. Kui tuulikute peale panime 3,15 miljardit, paneme akupanga juurde, on 4,15 miljardit juba. Üks väike probleem on see, et välja on vaja kaevandada umbes 34 või 38 miljonit tonni gneissi. Gneiss on siis selline tugev settekivim, mis on tugevam kui paekivi, aga mitte nii tugev kui graniit. Aga 38 miljonit tonni on päris suur kogus. Otsisin kaevandusandmeid natukene ja Estonia kaevanduse aastamaht, kas seal oli kuskil 5 miljoni tonni juures. Et nad loodavad 6 aastaga selle ära kaevandada, selle mahu, aga 700 meetrit sügavust pluss veel muud ette tulevad probleemid, natukene kahtlane. Ja samamoodi selle salvestiga peab ju arvestama seda, et kui see salvesti on nüüd 12 tundi genereerinud elektrit, see salvesti tuleb siis tühjaks pumbata. Tühjaks pumpamise jaoks läheb samamoodi elektrit vaja. Ja kui tühjaks pumpamise pumbad on paarsada megavatti võimsusega ja need järgi panna, siis meie tunni null elektri hinnast saab hoobilt 4-5 senti vähemalt. Sellepärast, et selliste võimsuste järgi ühendamine, ka see eelnev akusalvestus, see peab olema kooskõlastatud võrgu halduritega. Sest sellepärast, et need võimsused on väga suured, mida on vaja, et neid akusid siis nii-öelda uuesti täis laadida. Lisaks isegi see üks hüdrosalvesti, mida on planeeritud, ei kata Eesti vajadusi. Kohe kindlasti ei kata. Et maagaasi ja elektrijaamadest tuuleenergeetika arendamise juures me ei pääse. Aga siin ma jällegi küsin, miks me peame ehitama täiesti uued elektrijaamad, kui meil on need olemas? Reaalselt. Võiks ju neid kasutada. Vesinik. Vesinikust on loodetud pääseteed. Räägitakse suurtest rohevesiniku projektidest, aga rahvale ei räägita seda, et mida see vesiniku tootmine elektri kaasabil tähendab. See tähendab seda, et 1 kilo vesiniku saamiseks kulutatakse ära umbes 50 kilovatti energiat ja 10 liitrit vett. Vabandust, 10 kilovett. Jutt käib kilodes. Ja sealt tuleb siis 1 kilo vesinikku ja 9 kilo hapnikku. Kui meil räägitakse, et rohevesiniku hind peaks olema nagu mõistlik, siis ma ei näe seda võimalust. See on jällegi järjekordne utoopia, mida üritatakse rahvale maha müüa. See asi saab toimida ainult riigi dotatsiooni peal. Rahvas maksab kõik puhtalt kinni. Aga see minu hinnangul on täiesti mõttetu. Ja kui me selle 50 kilovatt-tundi elektrit kulutame ära, et selle 1 kilo vesiniku kätte saamiseks, siis vesinikust me saame tagasi ainult 33 kilovatti elektrienergiat. Ehk et kadu on väga suur. Lisaks vesinik on väga keemiliselt aktiivne ja see idee, et terastorudes vesinikku transportida, see on samamoodi natukene utoopia, sellepärast vesinik muudab terase hapraks aja jooksul. Mis saab olla huvitavamat kui suur
õnnetus vesinikutrassidega. Nii, nüüd on teie ettekande aeg läbi, ehkki väga põhjalik ettekanne ja ülevaade, paar slaidi veel jäi, aga ma usun, et küsimuste-vastuste voorus saate need ära kaetud. Ja teile on siin ohtralt küsimusi. Kalle Grünthal, palun. Teatavasti tuuganid ei tööta ilma tuuleta. Ja selleks on põhimõtteliselt vaja ju tagavarasüsteemi. Ja tagavarasüsteemina on siin välja pakutud ka soojuselektrijaamade jaamu, aga mille kasutegur on põhimõtteliselt madal ja nende energiahind kõrge, sest soojuselektrijaamad töötavad efektiivselt siis, kui tootmine on ühtlane ja isegi kui nad ei tööta, siis põhimõtteliselt hoolduskulud jäävad ikkagi. Et minu küsimus oleks järgmine, et kas te oskate öelda, ütleme selle praeguse kontekstis, mida meile siin serveeritakse tuuganite puhul, et mis siis saab, kui Eestis tuul ei puhu näiteks ja kui palju see võib siis, mõjutada kogumis seda energia hinna kasvu? Aitäh. Kuna energia hind nii-öelda kujuneb börsil, siis see on hoomamatu, sellepärast, et dikteerib viimane megavatt. Kui viimane megavatt maksab 4000 eurot megavatt, siis terve see tund maksab 4000 euri megavatt. Et seda ei ole nagu võimalik reaalselt niimoodi kindla peale ütelda, et kui palju see energiahind tõuseb. Fakt on see, et ta tõuseb ja võib tõusta väga tohutult ja hüppeliselt. Et mis jäi mulle ennem ütlemata, et tuulikud tegelikult ei tooda energiat siis võrku, kui võrgus energiat ei ole. Kui me paneme suured elektrijaamad kinni, seisma, võrk on tumm, tuulikud ei sünkroniseeri ennast võrku. Minu teada, et meie tuulikud ei suuda saarena talitleda. Ja samamoodi ei suuda ta saarena talitleda päiksepargid. Aga jah, hinna kasv on metsik sellisel juhul. Ja ette ennustamatu. Vadim Belobrovtsev, palun. Ja, aitäh, lugupeetud ettekandja, aitäh teile selle ettekande eest. Küsimuse teile kui asjatundjale, et me saame aru, et tuulikud ja muud siis energia alternatiivallikad on siis teatud osa sellest rohepöördest, mida siis aktiivselt propageeritakse Euroopa Liidu tasandil ja siis mis on ka Eestisse teatud määral jõudnud. Aga küsimus on selle, et kas tõepoolest on siis põlevkivi kurjast, nagu üritatakse siin vahepeal näidata, kas me ei loobu riiklikul tasandil põlevkivi kasutamisest liiga kiiresti ja siis liiga resoluutselt, et võib-olla on ikkagi võimalik kuidagi balansseerida, aitäh? Jah, tegelikult minu arvates põlevkivi on maalitud oluliselt mustemaks, kui ta tegelikult on. Reaalsus on jah see, et vanad tolmpõletusplokid, need on väga saastavad. Sellepärast, et sealt tekib hästi palju lämmastik ja vääveloksiide. Nüüd osad plokid on meil renoveeritud keevkihttehnoloogia peale. See tehnoloogia vähendab nokside emissiooni drastiliselt. Mul on kuskilt silma jäänud, et kuskil 90% langevad need emissioonid. Et tegelikult, kui normaalset tehnoloogiat kasutada, õigesti majandada, siis põlevkivi ei ole nii must, kui väidetakse. Lisaks peab siin mõtlema ka selle peale, et kui suur on Eesti. Eesti pindala Euroopa Liidu liikmete pindalast on 1%. Kui palju emiteerib Eesti CO2 gaasi Euroopa Liidu liikmetest? 0,3%. Tegelikult me oleme statistiliselt 3 korda rohelisemad kui Brüssel. Ja minu arvates ei ole mõttekas hävitada Eesti majanduse eeliseid, kui lihtsalt nagu võtta aluseks, et me peame nüüd CO2 vabaks saama. Me ei saa CO2 vabaks
esimese 100-200 aasta jooksul, see on utoopia. See on täielikult utoopia. Ei ole sellist tehnoloogiat ei ole veel välja töötatud. Fusioon, elektri tootmine, fusioon tehnoloogiaga üritatakse käima saada. Kui see saadakse lõpuks käima, niimoodi, et ta töötab. Jah, siis me saame rääkida, et meil on väga mastaapne ja puhas energiaallikas. Kuniks seda ei ole, siis minu arvates ainukene Eesti variant on kasutada põlevkivi ja minna üle tuumatehnoloogiale. Ja tuumatehnoloogial valida siis kõige ohutumad. Hetkel Venemaa on kusjuures ohutu tuumatehnoloogia eesrinnas. Neil on reaktorid, mida jahutatakse naatriumiga ja nad ehitavad reaktorit, mida nad hakkavad jahutama pliiga. Ja põhimõtteliselt on see sulasoolareaktor. Ja analoogseid tehnoloogiaid peaks ka siia tooma. See on ainukene pääsetee meie jaoks. Martin Helme, palun. Aitäh. No, me teame seda juttu, mida meile räägivad siis lobistid, et jah, praegu me toodame umbes veerandi või alla veerandi 20% siin nii-öelda taastuvast energiast ja sinu jutu järgi, et kui me 4 korda rohkem oleks tuult, siis juba oleks enam-vähem kohale jõuaks oma tahtmistega, tootmistahtmistega, aga 4 korda rohkem tuult meil ei tule, nii et järelikult tuleb ehitada 4 korda rohkem tuulikuid või päikesepaneele. Ja siis nagu justkui saaks kõik korda. Et äkki saab sellisele lihtsale inimesele ära seletada uuesti, et see tegelikult ju ei käi nii, et sellest ei piisa, kui me teeme kogu Eestit nii maismaast kui merest alates tuulikuid täis ja lihtsalt mehaaniliselt korrutame selle tootmisvõimsuse koguse läbi, et hästi lihtsalt seletades, aga mis see takistab seda teha siis? Kui hinna jätame kõrvale, ütleme, et eestlased on kõik peast roheliseks läinud ja on nõus maksma maailma kõige kõrgemat elektri hinda, aga mis siis muud probleemid on? Muud probleemid, esimene probleem on see, et Eestis ei ole tuult kogu aeg ja siia ei ole võimalik ehitada tuulejaamasid niimoodi, et meil oleks kogu aeg olemas. Me võime Eesti üheks suureks tuulikuks ehitada, aga meil on olukorrad, kus meil ei ole üldse tuult. Ja see ongi see esimene suur komistuskivi, et miks ei ole võimalik tuuleparkidega energiatootmist suures mastaabis teha. Võrgud, kõige nagu selline mõistlikum alternatiivenergia kogus võrgus võiks olla kuni 10%. Kõik üle selle hakkab tekitama elektrivõrgule probleeme, stabiilsusprobleeme. Ja kuna meid on hetkel ka lahutatud stabiilsest prellivõrgust, siis kõik need järsud võimsuse kõikumised võivad viia päris suure katastroofini. Ehk et meie elektrivõrk lülitub välja. Ja kui nüüd võtta saastet, siis kõige saastavam põlevkivijaam on see, mis kompenseerib tuuleenergiat. Sellepärast, et kui te autoga sõidate, gaas põhja, gaas maha, gaas põhja, gaas maha, kütusekulu on oluliselt suurem. Sama ka põlevkivijaamadel. Kui nad tagaksid meile baaskoormuse, täiesti baaskoormuse, näiteks töötaksid 600-700 megavatti põlevkivi, jah, siis on võimalik suvel seal midagi nipitada tuule ja päikesega, aga suures plaanis see ei tööta. See lihtsalt ei tööta. Ja kui me võtame nüüd näiteks, vaidlesin alles hiljuti oma sõbraga, ütles, et vaata, Rootsis on nii palju tuulikud, vaata, kui odav hind seal on. Võtsin lahti Rootsi võrgu ettevõtte ja tarve oli 11 000 megavatt-tundi, tuum andis 5,6, hüdro andis 8, millegiga, juba oli ületoodang ja kõik, mis üle jäi, kööti kas siis Leetu või Saksamaale. Võt, see on nende rohetehnoloogia. Tuumajaam ja hüdrojaam. Meil ei ole kumbagi. Järelikult odavat elektri hinda meil ei saa olla. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud ettekandja. Teatavasti
Eesti on seadnud enda eesmärgi, et 2030. aastal me siis tarbime sama palju, kui me toodame siis roheenergiat, ehk siis 100% peaksime üle minema. Kuidas füüsiliselt nagu võimalik on, et kui lähtume sellest, et ikkagi roheenergia tuleb siis, kui tuul puhub ja päike paistab, kuidas siis oleks võimalik tagada, et või täita selle eesmärki, mis on seatud, ja mis puudutab kogemusi, välisriikide kogemusi, et tõid siin Rootsi ka näitena ja ka mina oma arupärimisest just juhindusin Rootsi näitel, kus Rootsi siis analüütikud, teadlased väidavad juba, et 7 aastat on tegelikult tuuleenergia tootnud ainult kahjumit. Ja me näeme neid tendentse ka teistes riikides. Et milline on teie nagu selline kokkupuude või siis vaade või nägemus, mis siis välisriikides toimub tuuleenergiaga? Aitäh! Nii palju, kui ma olen vaadanud, siis odava elektrihinna riigid tegelikult toodavad oma elektri kas siis tuumast või hüdrost. Ehk siis Soome on tuumajaamadega, seal on 5,6 teravatt-tundi on tuumajaam. Rootsis on suured hüdroelektrijaamad, tuumajaamad ja sama ka Norras suured hüdroelektrijaamad. Et nemad saavad seda tuule heitlikku energiat tasakaalustada hüdrojaamadega. Aga meie maanurgas, see on suur utoopia. Meil ei ole jõgesid, kuhu hüdroelektrijaama ehitada, mis reaalselt toodaks midagi. Ja tegelikult ma ei näe võimalust, et oleks võimalik tuuleenergia peale üle minna. See, et me tarbime aastal 2030 sama palju rohelist energiat, kui me toodame, aga me ei tarbi ju samal hetkel, kui me toodame. Me ei tarbi. Me tarbime siis, kui me peame selle ületarbitud energia kuhugi naabrile andma. Kas naaber tahab seda energiat siis? Äkki naabril on ka palju tuult? Naaber ka ei taha. Pudelikael on meil ju tegelikult Poola ja Leedu liin. Ja nagu te näete üldisest maailma olukorrast, siis ka merekaablid lähevad aeg-ajalt katki. Aeg-ajalt lähevad katki inseneri rumalusest, aeg-ajalt lähevad katki kellegi kaasabil. Ja kui üks võimas merekaabel katki läheb, siis see halvendab meie energiajulgeolekut väga drastiliselt. Rene Kokk, palun. Aitäh, austatud aseesimees ja ettekandja. Meie üks fundamentaalne probleem siin saalis Toompeal on see, et üks osa sellest saalis istujatest ei saa sellest aru, et meil ei ole väga vahet, kas meil on 215 tuulikut või 1215 tuulikut. Kui tuult ei ole, siis lihtsalt elektrienergiat toota ei saa. Ja see on esimene asi, millele see saal peab siin arusaamise koha pealt jõudma, et saada aru, et meil on vaja muid lahendusi. Ja mina olles tuumaenergia toetaja näen küll visiooni selles, et Eesti peab minema edasi põlevkiviga, nii kaua kuni meil on tuumaenergia tulnud ja kindlasti mõned tuulikud ka jäävad, ilmselt sellest me ei pääse. Aga nüüd ma küsin, et kuidas sulle tundub, et kuidas selle tuulikute vaates on täna siis Eestis varutoite lahendused, et kui meil ei ole tuult, et kas need on piisavalt Eestis täna vaates edasi, mis siin tahetakse teha, kas see on piisavalt kuluefektiivne, kuidas sina seda näed? Aitäh. Siin peaks küsima täpselt, millist varutoite lahendust te mõtlesite. Aga kui me mõtleme suures plaanis, riigi plaanis, siis jah, need varutoited on ju olemas põlevkivijaamade näol. Lihtsalt probleem on selles, et kui neid kuumas reservis ei hoita, siis nende käivitamine võtab aega tunde. Vaata, et päev. Kui me räägime väikses plaanis varu energeetikast, mida siin doteeritakse generaatorite ostmise poole peal, siis see on metsikult kallis. Mul üks tuttav on istunud mitu kuud generaatori peal. Puhtalt generaatori peal. Ja tema kütuse kulu ühes kuus on kuskil 900–1000 eurot. Väike majapidamine. Ja ma olen ise ka generaatoritega kokku puutunud päris palju.
tootmisettevõttes kasutasime 1000 megavatti generaatoreid, et päästa toodangut riknemisest. Ja see läks meil maksma 6 ööpäeva jooksul 25 tonni kütust. 6 ööpäevaga 25 tonni. See on metsik. Ehk et generaatorite baasil saab toimida ainult sõjavägi. Seal ei loeta kütust, seal ei loeta raha, aga kui me räägime kas või näiteks vallamajades varutoidet, andke andeks, see varutoide peab olema koos päiksepaneelide ja akupangaga. Jah, sinna need asjad sobivad, aga mitte riiki, mitte suurde mastaapia. Aga millegipärast ei ole kahjuks valitsuse tasandil seda soovi, et energeetikute käest küsida, mismoodi seda asja saab teha, kas saab teha, ei saa teha. Ei tohi olla selline suunis, et me peame tegema. Peab olema küsimus, kas saab teha ja kuidas me saame teha. Nii kaua, kuni seda ei küsita, nii kaua on kõik väga halb ja kahtlane. Maarja Kadastik, palun. Aitäh. No tuleb tunnistada, et sellest ettekandest on väga raske midagi tõsiselt võtta, kui peaaegu, et kõik numbrid on valed. Selles mõttes, et akude hinnad ei ole sellised, akude mahtuvused ei ole sellised, elektriautode kasutusmahud ei ole sellised, Paldiski hüdrosalve maht ei ole selline ja nii edasi, et samat moodi Soome tuumajaam ei ole, see on ainuks Olkiluoto on 2,5 korda rohkem kui see maht, mida te ütlesite. Aga ma nüüd tahaks tõesti üle kontrollida, et miks te tahate, et Eesti inimesed maksaksid põlevkivi eest järgmised 15 aastat kokku 15 miljardit rohkem, arvestades sellest kujunevat elektri hinda, ning kas te tõesti leiate, et oli viga lahkuda BRELL-süsteemist ja me peaksime tuumatehnoloogia importima Venemaalt? Kas ma sain sellest tõesti õigesti aru? Aitäh. BRELL-i süsteemist lahkumine oli viga tõesti. Sellepärast, et tegelikult venelasel, Venemaal ei olnud alternatiivi kui Balti võrk. Vene aeg ehitati võrku üles niimoodi, et Balti riikidest jooksid läbi elektrikaablid Valgevenesse. Ja see tasakaalustas tervet seda Vene võrku. Jah, nüüd me ei saa enam BRELL-i tagasi minna, mitte mingil juhul, sest Venemaa on oma riigi sees arendanud välja alternatiivse elektrivõrgu. Ehk et miks ma ütlen, et see oli viga, sealt lahkumine on see, et see hetk, kui siin hakati rääkima sellest lahkumisest, siis Venemaal ei olnud hooba meie mõjutamiseks läbi selle võrgu sulgemise. See oleks neile väga suured probleemid tekitati endale. Nüüd enam tagasi hüpata ei saa. See on üks asi. Teine asi on see, et näiteks energiasalve mahu, ma võtsin nende lehe peal. Nüüd tuumatehnoloogia. Ei, me ei pea seda Venemaalt importima. Lihtsalt võiks vaadata seda, mis ka seal töötab. Ja mõelda, mismoodi seda tuumatehnoloogiat nagu saaks paremaks teha. Sest hetkel läänes kasutatakse vanu survevee-katlaid. Jah, läänes üritatakse ka arendada välja siis metalljahutusega süsteeme, aga hetkel kahjuks Venemaa on kõige kaugemal sellest. Kahjuks on kõige kaugemal. See on lihtsalt objektiivne vaade sellesse asja. Ja akumahutavused ja hinnad, kui me vaatame aku hinda eraisikule, kes näiteks ostab selle aku kuskilt eBayst, AliExpressist. Jah, muidugi, 150 eurot kilovatt-tunni eest ei ole probleem. Saab ka vähem, jah. Aga siinkohal jääb sul kahe silma vahele see, et kui ehitatakse 200 megavatti võimsusega akusüsteem, tema tahab ka liine saada. Sinna läheb elektriliine, sinna läheb alajaama, sinna on vaja kõik infrastruktuuri ehitada. Et me ei saa võrrelda väiketootjat, eraisikut ja riigiskaalat ja taset. Sest eraisik läheb poodi ja valib omale kõige odavama, riik võtab hankest ja hanked ei ole iga kord kõige paremad.
Kristina Šmigun-Vähi, palun. Ja, Kuulame küsimuse ära. ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja lugupeetud ettekandja. Mina ei ole mingi spetsialist ja tänu sellele, et olen majanduskomisjoni liige, olen tõesti väga palju just energia ja kogu see taastuvenergia ja kõige sellega seotud, kuulan seda suure huviga. Ja eile oli just istungil energiatootjad, kes väitsid just ühest suust, et kogu maailm liigub selles suunas, salvestuste suunas. Et kui juba oled salvestused, ma ei tea, maa alla ehitan, ma ei ole spetsialist, võib-olla vabandust minu nende sõnavara kasutusest, et siis seda juba juurde ehitada ei ole väga raske. Aga mu küsimus puudutab üldse seda, et te väitsite, et Eestis ei ole võimalik 200 aasta jooksul olla energianeutraalne, et me ei heida saastet loodusesse. Siis mu küsimus on, et palun selgitage mulle, et kuidas tuumajaam heidab saastet loodusesse? Aitäh. Kui kasutada kiire neutroni tehnoloogiat, mida ma siis selle metalljahutusjaamade all mõtlesin, mida Venemaa on arendanud, kõige vanem Vene tuumajaam naatriumijahutusega on aastast 80 töötab, siis kiire neutroni tehnoloogia kasutab praktiliselt terve tuumkütus ära. Ja see tuumkütust ei ole vaja nii palju rikastada, et see jaam tööle hakkaks. Et sealt väheneb see saaste oluliselt keskkonda, sest põhisaaste, mis tuumajaamast tuleb, on seotud kütusega. Kütusega ja pärast siis jaama lammutamisel osad konstruktsioonid on siis kiirgusohtlikud. Aga kiire neutroni tehnoloogia jaama puhul kirjandus ütleb seda, et see ohtlikkus on oluliselt väiksem jääkidel, kui on aeglase neutroni tehnoloogia jääkidel. Ja ka see kiirgus väheneb hästi kiiresti. Ehk et kui meil räägitakse tuumajäätmetest, et nemad lagunevad 10 000 aastat, siis kui need praegused tuumajäätmed hoidlatest välja võtta, kiire neutroni tehnoloogia jaamast läbi lasta, siis on umbes 300 aastat, 300-400 aastat. Siim Pohlak, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea ettekandja. Viimaste aastate jooksul on see niinimetatud rohepööre toonud endaga kaasa mitte ainult majanduslikku ebastabiilsust, vaid Eestis on tekkinud ka uus mõiste energiavaesus. Ja nüüd on ka järjest süvenem rahulolematus kogukondades, kelle külje alla siis nüüd rohepöörde raames tuuleparke vägisi pressima on hakatud. Et näiteks Kose vallavolikoguga ütlesime hiljuti ei suuretele tuuleenergia eriplaneeringutele. Ja tuuleettevõtted ei lepi sellega, pressivad ikkagi edasi, on esitanud vaide, et neil peab olema ootus ikkagi väga suurt raha hakata sealt teenima, et tuuleparkide rajamist vastu kohalike inimeste tahet ikkagi kõikidest kuludest hoolimata edasi pressitakse, advokaatide abiga minnakse kohtusse. Et kust kohast seda tulu siis ikkagi loodavad, et kui võrgus on rohkem elektrit, peaks elektri hindu loogiliselt ja suurte lisanduvate mahtude puhul, kui tuul puhub langema börsil püsivalt nulli või sinna 1-2 sendi juurde, kui see börs muidugi päriselt toimib, mida ma hästi ei usu, aga sellisel juhul pole see enam tootjale kasumlik, ehk siis tavalise äriloogika mõttes ei ole võimalik ju sellega tegelikult tulu teenida. Kas teie olete aru saanud, et kus kohast nad ikkagi loodavad siis selle kasumi saada, et sellesse skeemi on ju selge vastu sisse kirjutatud? Vastus on väga lihtne. See on ju riigi toetus. See on riigi toetus ja nii öelda vähempakkumine. Mida see vähempakkumine tähendab, on see, et kui üks tuulikutootja ütleb, et tema tahab alles raha saada 2,5 sendise kilovati hinna juurest, et siis see järelikult ongi riigi arvates soodne hind. Reaalsus on see, et keskmine hind ei saa langeda nii madalale. Keskmine hind jääb kõrgele ja tuuleärimehed teenivad selle kaotatud kasumi tagasi siis, kui on hind kõrgem. Sellepärast ütleski Enefit Greeni esindaja, et nemad on valmis oma Sopi-Tootsi tuulepargi seiskama, kui energia hind on alla nende tootmis oma hinda. Sest lihtsalt ei ole mõtet neil seda parki töös hoida ja kulutada.